Hei! Kindlasti oled selle kuu aja jooksul, kui me oleme eriolukorras olnud, mõelnud selle peale, kui habras see meie tervis ikkagi on. Oma vaimsuse peale, oma füüsilise olukorra peale ja tajunud seda, et igal hetkel ikkagi see viirus võib sind tabada. Eile jooksmas käies mõtlesin sellel metsarajal, et üsna raske on selle viiruse eest ära joosta ja ühel hetkel olin mina ees, teisel hetkel oli jälle viiruse ees, niiviisi ülekantud tähenduses, aga ma ikkagi sain võitu temast. Võitu just selles mõttes, et ma läksin sinna jooksma. Ja ma olin pärast enda üle väga uhke, just sellepärast, et ma ei andnud alla. Meil tuleb üsna tihti ette, et kui meil on teinud mingi plaani, mis ma sinna ikka lähen. Aga tahan sulle just öelda, et selline plaani tegemine, sellest kujuneb välja eluviis ja see aitabki su tervist paremini hoida. Aga tänane treening on just pühendatud meie tervisenädalale ja siin on võtmesõnaks sõna tervis. Iga tähe juures on üks harjutus. Meie tänane treening koosneb 6 harjutusest ja iga tähe juures on toodud üks lihasgrupp. Ja kui sa seda trenni teed, siis mõtle süvenenud just selle lihase peale, mille jaoks see harjutus on mõeldud. Ma olen siia ka mõned vahendid omale kokku korjanud, aga see on, kuidas sinul võimalik kodus on midagi leida, kas mõned hantlid või siis võtad vett täis pandud pudelid raskusteks, aga mõned raskused on meil ikkagi vaja. Spikker on mul siin olemas, selle ma lisan ka hiljem selle väikese videoklipi juurde, et sul oleks aru saadav, millise harjutusega on tegemist. Me teeme harjutusi jalale, tuharale, kõhule, seljale, rinnalihasele ja ka käelihased saavad natukene trenni. Esimene harjutus on jalad. Ja ma olen pannud siia 3 harjutust, kergema, lihtsama variandi ja kas siis sellise variandi, kui sul üldse näiteks toas ruumi ei ole. Kuidas siis saaksid natukene oma jalgu treenida. Kergem variant on lihtsalt tavalised maast üleshüpped. Panin ka siia juurde kordused, et 5-10 naised võtaksid ja tüdrukud ka siis 5 kordust ja mehed 10. Aga see valik on alati sinu enda. Kas võtad veel vähemaks või paned mõned kordused juurde. Kõik sinu võimekusest. Raskem variant on käärhüpped. Ja kui sul ei ole üldse kodus ruumi, võid teha 30 sekundit seinaistumist. Siin on ilusti täis nurk. Käsi põlvedele ei pane, vaid hoiad lihtsalt kõrval ja istud. Tunned koha, kuidas jalalihased lähevad pingesse. See on siis jalgade harjutus. Teine harjutus on tuharalihasele, meie ühele suuremale lihasgrupile. Seda ja klassikaline kükk ja just sügav kükk. Kükki puhul siis oli oluline, et jalad on õlgade laiuselt ja kükin ilusti taha. Kui sa tunned, et see kükk on su jaoks liiga lihtne, võid võtta ka raskused omale siia rinna ette. Või paned kuklale. Samamoodi 5-10 korda. 3. harjutus, kõht. Istesse tõus. Paned jalatallad kokku, tood nagu siia enda lähedale, nagu oleks rätsepaiste, aga jalatallad on koos ja viid käed üle pea. Tuled üles, toetud kätega
üle varvaste, üle pea, jälle üle varvaste. Samamoodi siis 5-10 millist korduste arvu sa oled endale võtnud. Selg. Alati oleks oluline ka, kui treenid kõhtu, et sa treenid ka paralleelselt selga. See aitab sul rühi ilusti sirgena hoida. Lihtne seljaharjutus, paned käed kuklale ja tõstad hästi kergelt ülakeha. Samamoodi võid siia ka väikse raskuse juurde võtta. Ja tõstad hästi vähekene maapinnast ülakeha. Järgmine harjutus on rinnalihast. Rinnalihast koduses tingimustes on kõige kergem treenida siis ka kätekõverdustega, aga sel juhul on kätekõverdused laiad. Kui kitsas kätekõverdus treenib tritsepsit, siis lai kätekõverdus on pigem rinnalihasele. Sa võtad käed laiemalt kui õlgade laius, ilusti siin rinna all ja kätekõverdused. Lihtsam variant oled põlvedel. Raskem variant. Oluline on, et hoiad ilusti keskkohas pinges, ei lase läbi vajuda. Viimane harjutus on käelihased, nii bitseps kui tritseps. Bitsepsi harjutuse treenimiseks, nii ka see musklilihas, on hea, kui seal on kodus mingid raskused olemas. Minul on siin erineva raskusega antleid, aga sina siis valid, kuidas sul võimalus on. Ja surud küünarnukid vastu kõhtu ja liiguvad küünarnukk vastu rinda. Ilusti pingestatud käed. Randmed on ka ilusti ära fikseeritud, siit ei tohiks niiviisi liikuda. Ilusti üles alla, kõht sees ja käed liiguvad. Tunned, kuidas musklilihas kasvab. Ja tritseps, siis on seesama see lihas, sellel on ka mitu varianti. Kas sa teed kitsad kätekõverdused või antlitega, võtad kergargseisu ja liigutad siit taha sirged käed. Kui sul on kodus olemas selline võimlemiskumm, siis hästi hea on ka tritsepsid harjutada selle kohta. Paned ilusti jalgade alla, jalgade laiusega ja tõmbad siia. Ja viimaseks harjutuseks, selle harjutuse kompleksi juures oleks üks väljakutse sinu enda võimekuse jaoks. Kas sa teed selleks plangu? Soovitan planku, siis on pingestatud kogu keha lihased. Võtad enda sellise mõnusa poosi, ei lase keha siit läbi vajuda, ei ole nii ja hoiad. Paned omale sellise kas 30 või minut, kuidas keegi suudab, on kõik ka süvaliha kaasatud. Üks variant, kui sul on veel olemas kodus selline rull, siis võid ka välja kutse selle rulliga omale. On kaasatud kõhulihased, selg, tuhar ja nad
natuke reie tagumislihast. Hästi oluline on sellise lihastreeningu puhul alati ennast venitada. Kõhulihast saab venitada, paned käed rinna juurde, lükkad ülakeha üles. Tuharalihast saad venitada, paned ühe põlve kannapõlve peale, vahetad jalga, käed, tõused üles, raputad ennast seadik. Enne kõike seda treeningut oleks ka hea võib-olla üks 10-15 minutit väikest sõrki teha. Kui sa kodus muidugi treenid, siis lihtsalt teed mõned puusaringid, käed ilusti soojaks, mõned painutused, et ära päris külmalt treenima hakkama. Tänane harjutus ongi just mõeldud lihasgruppidele, lihase toonuses hoidmist. Aga suur aitäh sulle, sinu valikud, sinu korduste arvud valid ise, mõnusat treenimist!